Šveitsiga võib-olla alustaksingi enda mõtisklust. Viibisin seal eesmärgiga osaleda tema pühaduse Dalai-laama õpetustel, aga sattusin mitmeks päevaks elama enda ühe šveitslasest sõbra maakodusse Lutseini lähistel. See on otse Davosi naabruses. Davos on siis tuntud kui maailma majandusfoorumite toimumispaik. Selline väikene Šveitsi Alpide linnakene. Ja mõtlesin küll, et tegelen Šveitsis budismiga ja turismiga, aga ei pääsenud ma enda üllatuseks ka sealgi olümpiamängudest kuidagimoodi mööda. Šveits on mõnes mõttes Eestile üsna sarnane riik. Inimesed on küllaltki konservatiivsed, tasakaalukad ja eks ta ka pindalalt väga palju ei erine. Aga teisalt jällegi on Šveits tänapäeva Eestist ikka üsna palju teistsugusem. Nimelt inimesed on seal palju aktiivsemad sotsiaalselt, ühiskondlikult. Ja ei läinudki palju aega mööda, kui juba sattusin ka mina teatud selliste emotsionaalsete arutelude keskmesse enda tahtmata. Esimene mure oli inimestel seotud sellega, et ühte mägikülakesse seal samas lähedal riik tahab ehitada teed, kuna üks kurv, mis mingi farmeri õue pealt pöörab, ei ole vastavuses Šveitsis kehtivate selliste ohutusnormidega. Kurv on natukene liiga järsk. Selleks, et seda kurvi ära kaotada, et ei oleks ohtu, tuleb ehitada väga kallis uus tee, mis läheb läbi mitme farmeri hoovi, kes ei ole sellega üldse nõus. Ja kohe algatati allkirjade kogumise kampaania, et siis protestida selle otsuse vastu ja et terve mõistus prevaleeriks. Nii. Ja koheselt ka inimeste selline aktiivsuse näide suurenes. Nimelt selgus, et seal Davosi kandis tahetakse korraldada taliolümpiamänge või taheti õigemini korraldada. Aga see püüdlus või otsus või tahe ei läinud läbi, sest juba jällegi inimesed aktiviseerusid ja kategooriliselt olid olümpiamängude korraldamise vastu selles Šveitsi piirkonnas. Nii, minu tänane selline mõtisklus või jutt võib-olla olekski rohkem suunatud teemale, miks olümpiamängud minu ja paljude teiste inimeste arvates vajaksid teatud muutusi või reforme ja võib-olla isegi vaatan mõnevõrra üllatava või teistsuguse nurga alt. Aga ma arvan, et sellest ei ole midagi, et küllap mind selleks siia osaliselt ehk kutsutigi. Niisiis Šveitsi inimesed olid olümpiamängudele vastu. Miks? Põhjuseid seal oli mitmeid. Peamine nende vastumeelsuse põhjus seisnes selles, et olümpiamängud häiriksid inimesi ja nad keeraksid pea peale kogu selle kohaliku senise toimimislaadi, häiriksid tugevalt inimeste igapäevast elu mitte ainult mängude ajal, vaid ka peale mänge, kuna tekiks väga palju ehitisi, millele ei leitaks tõenäoliselt enam nii-öelda sihtotstarbelist kasutust. Ehitataks palju teid juurde ja see kõik absoluutselt neid inimesi rõõmsaks ei teinud ja see otsus läbi ei läinud. Nüüd, ega see Šveitsi inimeste vastumeelsus või nurin ei ole mitte midagi uut. Tegelikult on olnud olümpiamängude kriitikuid kaasaegsete olümpiamängude ajaloo tekkimise algusest peale ja
läbi aastakümnete on keskendutud siis samadele vastuväidetele. Mõned ma siia sõites sain ka lühidalt välja kirjutada, kuna ma ei pidanud nüüd ise enam roolis olema, vaid mul õnnestus üks enda sõber autojuhiks kaubelda ja sain siia midagi kirjutada. Esimene vastuväide üle maailma olümpiamängude sellisele korraldusviisile, nagu see nüüd kaasaegses ajaloos on olnud, nii üllatav, kui see ka võib-olla eestlastele ei tundu, on natsionalism. Natsionalismi võimendamine, natsionalismi rõhutamine ja natsionalismi isegi võib-olla teatud mõttes reklaamimine. No, tänapäeva maailm näeb välja selline, et kui vanasti meile tundus, et me asume mingisuguse sellise suure, võtame võrdluseks mingisuguse rannapalli peal ja kõik, mis teisel pool palli toimub või kui see seal pöörleb või et meie seda ei näe, sest meie oleme kuidagi fikseeritud nagu see ventiil, kust õhk sisse käib ja kuhugi me õieti liikuda ei saa. Selline suhtumine oli loomulik. Tänapäeva maailm on nüüd muutunud. Tänapäeva maailmas on igaüks justkui üks väikene pall, nagu väike herneterakene ja ta asub selle rannapalli sees ja kui keegi selle pallile jalaga annab või tuulde ta liigutab, siis kõik need terakesed kõrinal seal sees pöörlevad ja see pall on justkui nagu kõigi asi, et enam sellist eraldatust või värvilaikusid väga palju ei ole. Ja tänapäeva planeedil on õnneks tekkimas üleüldine suhtumine, et meil on ainult üks planeet, see on meie kõigi ühine kodu ja me peaksime võimalikult vähe eraldusjooni sellele looma, et üksteisega paremini läbi saada ja rahulikult koos elada, sest kui kaks maad või rahvast omavahel kaklema lähevad ja midagi väga halba teevad üksteisele, näiteks tuumasõja korraldavad, siis on automaatselt kohe kõik teised sellest mõjutatud. Järelikult üks peamisi muresid maailmas on see, kuidas säilitada rahu ja kuidas võimalikult vähe üksteisele vastustada erinevaid rahvaid ja maid. Nüüd olümpiamängud nendes nii-öelda kahtlejatele tunduvad väga sellise natsionalistliku mõtteviisi sellise reklaamkeskkonnana, kuna millegipärast on nõnda välja kukkunud, et olümpiamängudel ei võistle mitte sportlased, aga võistlevad riigid. Ja ka minu meelest see on päris suur probleem. See ühest küljest tegemist on ikkagi ju rahvaste sõpruse ja rahu ja sellise sõbraliku jõukatsumisega. Ja teisalt, kui me üritame tungida nende mängude nii-öelda tegeliku sõnu, mis keskmisele televaatajale kohale jõuab, on ikkagi see, et näed, Ameerika tegi Venemaal ära või et eestlased panid lätlastele ära või et meie mees võitis ja isegi Suurbritannia sportlased pidid tema ees alla andma. Et see ei ole minu meelest, see ei ole kuidagimoodi millegipärast kujunenud selliseks rõõmusündmuseks, et näete, meie sportlane näiteks Erki Nool tegi väga hea soorituse ja Erki Nool on tubli mees, aga osalt väga loomulikel põhjustel ikkagi inimesed rõõmustavad selle üle, et Eesti võitis. Aga kui me hakkame lähemalt vaatama, mis see Eesti on ja kes on need eestlased ja kes on teiste riikide sportlased, siis me sageli näeme, et sellist Eestit, nagu meile meeldib ette kujutada, paraku ei ole. Ja ka nende teiste riikide sportlased, kes seal esindavad teisi võib-olla riike ja rahvaid, võib-olla ei ole üldse nendest rahvustest ja nad on teatud spetsiifiliste, aga mõjukate põhjuste tõttu vahetanud oma kodakondsust hiljuti ja nii edasi ja nii edasi.
et seda tegelikku olukorra edasiandmist mõnikord jääb kuidagi väheks. Ja väga palju on olümpiamängude sisse köidetud poliitikat. Ühest küljest olümpiamängud peaksid olema justkui täiesti poliitikale vastanduvad ja olümpiamängude idee on ju vähemalt algselt olnud see, et peatame sõjad, peatame kõik tülid, sõjalised konfliktid ja paneme relvad maha ja katsume siis rammu kuskil seal jooksurajal või viskame oda ja nii edasi. Aga mida aeg edasi, seda rohkem see patsifistlik mõte või nii-öelda point on kadunud ja vaieldamatult kaasaja maailmas olümpiamängud on väga politiseeritud sündmus. See on suur sündmus, see on väga oluline, väga mõjuvõimas sündmus, aga ta on poliitiline. Alates kaasaegsete olümpiamängude tekkeloost, mina muidugi ei ole ka eriti tippspordi huviline ja ma ei aja, minu pea ei aja üle faktidest, aga kui ma nüüd õieti mäletan, siis minu meelest keegi tore Prantsuse meeskodanik oli kaasaja olümpiamängude sellise kontseptsiooni algataja, parandage mind, kui ma eksin, ja minu meelest teda vist ajendas selline väikene tusameel või kibestumine seoses sellega, et oli esimene maailmasõda lõppenud ja prantslastel ei olnud seal läinud kõige paremini. Et öeldakse nõnda, et natsionalistlik fookus või pool või poolus on olnud kaasaja olümpiamängude loomusest saadik juba sisse programmeeritud. Vaatame ajaloos edasi muidugi Berliini mängud, mis tõusid päevakorda alles hiljuti 2008. aastal, kui olid toimumas Pekingi olümpiamängud, siis neid võrreldi väga laialt 1936. aasta Berliini mängudega. Öeldi, et võib-olla ei peaks ikkagi osalema ja vaadake, mis juhtus Natsi-Saksamaaga, sooviti neile anda nagu võimalust näidata ennast paremast küljest, aga kahjuks natsid ei täitnud neid maailma kogukonna ootusi. Siis väga suurelt politiseeritud olid muidugi Moskva 1980. aasta olümpiamängud, kus Ameerika Ühendriigid ei osalenud ja vastukaaluna siis 1984. aasta Los Angeleses Nõukogude Liit ja mitmed sotsialismimaad siis samamoodi maksid kätte selle boikoti eest ja ei osalenud. Mis ma nüüd seda ajalugu siin ümber jutustan, et küllap teie teate seda kõike paremini, ja võib-olla see ei tundu ka Eesti kontekstis nii olulisena, aga Eesti on, nagu ma ütlesin, lahutamatu osa maailmast ja maailma kogukonnale see natsionalism on teinud muret ja tundunud võib-olla millegina, mis võib tekitada rohkem probleeme, kui neid kaotab. Siis on kritiseeritud laialt rahvusvahelist olümpiakomiteed, on öeldud, et see on väga ebademokraatlik organisatsioon ja et see on ka rahvusvahelise poliitilise võitluse tööriist. Mina jällegi ei ole väga täpselt kursis, ma ei ole kunagi sellises komitees osalenud ja täpselt ma muidugi ei oska hinnangut anda, aga sellised meeleolud on olemas ja kindlasti peaks nendega arvestama. Teine põhjus, mis võiks olla selline oluline kaalukeel olümpiamängude kontseptsiooni muutmisel või reformimisel, on liigne seotus äriga ja liigne kommertsiks muutumine. Mida aeg edasi, seda kallimaks mängud muutuvad
ja need eelarved on üüratud ja loomulikult mänge korraldavad linnad ei suuda kogu neid eelarveid sageli ise ära ju katta ja selle tõttu, nagu me kõik teame, on rahvusvahelised suurkorporatsioonid, suuremad neist ostnud endale eksklusiivsed lepingud, teinud eridiilid olümpiakomiteega. Nad saavad rahastada olümpiamänge ja saavad selle eest siis võib-olla maailma kõige parema reklaamikanali üldse. Ja kuna suurkorporatsioonid ja äriettevõtted, kelle eesmärk on kasum, rahaline kasum, ei tee enamasti ühtegi liigutust ilma, et see neile tooks konkreetset tulu, siis usutavasti olümpiamängude toetamine ja need väga suured summad, mida makstakse mängude korraldamise toetuseks, need tulevad väga suure kasumiga ka tagasi, kuna hüppeliselt suureneb siis nende toodete ja kaubamärkide müük üle kogu maailma. Siin on jällegi levinumad vastuväited või arvamused sellised, et sportlased ei tohiks kanda logosid, kuna see muudab nad rohkem reklaamplakatiteks kui inimesteks ja teisalt liigne seotus selliste suurkorporatsioonide äriettevõtetega, see muudab sportliku edu hoopis ärieduks ja tegelikult need kaks ei tohiks käia käsikäes. Nüüd ma praegu siin haistan ühte väga head võimalust pöörduda tagasi selle jutuajamise juurde või alguse juurde ja jällegi taas teha väikene vahepõige Šveitsi. Ma sõitsin autoga ja nägin, et väga imelik asi on juhtunud viimase paari aasta jooksul seal samas Šveitsis, et kui varem ikkagi inimesed sõitsid selliste Saksas toodetud automarkidega ringi ja võib-olla olid mõned Toyotad ja sellised sõidukid, siis nüüd midagi oli muutunud, massiline Subaru 4-veoga maastikuautode kasutamine ja mitte 1-2, vaid juba iga teine sõiduk, mis seal mägiteedel kas mööda või vastu sõitis, Subaru Forester äkki või. Ja ma küsisin enda Šveitsi tuttavate käest, et kuulge, et mis teil siin on juhtunud, et kuidas Šveitsi inimesed on hakanud nii palju Jaapani autosid ostma ja just neid Subarusid, et kas nad on kuidagi soodushinnaga teil siin müügis või et miks šveitslased neid nii väga armastavad. Nad ütlesid ei seda ega teist, et tõepoolest on vastupidav sõiduk ja et tal on selline hea reputatsioon, et ei pea käima väga palju remondis, aga selles ikkagi põhjus on olümpiamängudel. Mina siis jällegi olin hämmeldunud, kuidas see siis võimalik on, aga väga lihtsalt keegi Šveitsi sportlane, nime kahjuks unustasin juba ära, kes on olümpiavõitja, tema siis Šveitsi telekanalites ööd ja päevad läbi reklaamib seda Subarut. Näete, et mina sõidan sellise autoga ja ma võitsin olümpia kuldmedali ja palun ostke ka. Ja muidugi inimesed ostavad ja loomulikult Subarule on see väga kasulik ja kui need autod tõesti niimoodi lagune, võib-olla siis on ka Šveitsi keskkonnale kuidagi hea, aga igal juhul see on otsene tõend selles, et sportimine ja äriajamine on tänapäeval tihedamalt seotud, kui võib-olla ette oskakski kujutada ja need mõjud on väga suured, et need võivad muuta ikkagi ühe riigi sellist tarbimisharjumusi või tänavapilti väga ruttu. Niimoodi. Miks see nõnda on? Nagu ma ütlesin, telereklaamid, olümpiamängude selline kommertsialiseerumine ongi toimunud käsikäes televisiooni levikuga. Et algselt ju, ma ei mäleta, mis aastani, aga ma tean, et see nõnda oli. Olümpiamänge sellised suurkorporatsioonid ei saanud rahastada mingil aastal, mida ma ei oska teile praegu öelda, aga ma tean, et see aasta oli olemas, tehti otsus kõige kõrgemal tasemel, et nüüd, kuna mängud on läinud ka kallimaks ja nii edasi, et võivad tulla siis sellised suured sponsorid. Ja kas see oli siis otsene või kaudne kokkusattumus, aga see oli kindlasti seotud televisiooni levikuga
nimelt hakati mänge, oli võimalus siis laiemalt jälgida reaalajas. Ja see oli ju väga-väga oluline ja suur uus reklaamikanal. Siin võiks rääkida natukene ka televisioonist kui sellisest, mille kohta võib samamoodi öelda häid ja halbu sõnu. Ja kuna telekanalid ise ütlevad endi kohta alati ainult häid sõnu, siis ma siin hea meelega oponeeriksin ja ütleksin, et teatud tingimustel on võimalik ka televisiooni nimetada ka massihävitusrelvaks, sest enamike telekanaleid huvitab see, et vaatajad oleksid võimalikult kihlatud televiisori külge ja programmid pannakse ju kokku ikkagi nõnda, et mõjutada inimest veel rohkem telerit vaatama. Reklaamide eetiline pool on sageli väga küsitav ja see, et on kokku pandud olümpiamängude ideaalid, telereklaamid ja suured äriettevõtted, kes, tuletage meelde, üsna sageli müüvad kaupu, mis ei lähe sportimisega sugugi kokku. Ma tean, et on tubakatööstus toetanud olümpiamänge. Ma küll ise olümpiat väga ei jälgi, aga mul on mitu sõpra, kes kirglikult hoiavad ennast kursis ja võtavad puhkused, kui algavad need mängud. Ja see ei ole kindlasti midagi halba, see lihtsalt on nii. Aga kui ma olen neid külastanud, siis ma olen sattunud nägema, et on näiteks Carlsberg, on niimoodi. Ja on üks alkoholitootja ja on väga laialt seal nähtaval ja muud sarnased äriettevõtted. Ja kui ma olen vaadanud Eestis Emaal külas olles mõnikord olen näinud suusatamist, ma olen näinud, et Andrus Veerpalu suusatab ja tema peale on kirjutatud riiete peale Saku, aga see on ju õlletehas. Ja õlu on ju väga kahjulik tervisele, eriti kui teleri ees seda juua. Et siin tekib küsimus, et mida me siis tegelikult ikkagi näeme, kuidas see meid mõjutab ja millised on need eeskujud. Nüüd jõuame võib-olla järgmise sellise huvitava sektorini. See on siis kogu olümpiamängude mootor, võistlemine. Olümpiamängud on ju väga võistluslik ala. Kui me vaatame seda, mida inimestele ikkagi näidatakse ja mida sportlased teevad seal, nad võistlevad. Nemad ju seda õlut ei joo või vähemalt enamus ilmselt ei joo. Ja see tähendab seda, et me tõstame pjedestaalile, me paneme kuldmedalid kaela võitjatele, see on väga tore, aga ülejäänud ju kõik on kaotajad. Ja minu meelest olümpiamängud ei ole võitjate mängud, need on kaotajate mängud, sest kaotajaid on ju rohkem. Kaotajaid on ju alati rohkem ja nendele ei öelda nõnda, et ta oli see Jaak Mae või keegi oli seal tubli mees küll, aga näed, ikkagi esikohta ta ei saanud ja ta ei olegi saanud ja ta on ikkagi selline, nagu ta on, natukene selline, ta on muidu tubli mees küll, aga näed, ei võitnud. Ja need on kaotajate mängud ja tähelepanu alati tippudel, kuldmedali võitjatel, hõbe, pronks pole ka paha, aga oleks võinud ikkagi olla kuld. Ja see tähendab seda, et inimesed treenivad, nad treenivad võib-olla 5-10 aastat väga sihikindlalt, aga mõnikord nad ei võida ainult selle tõttu, et neil on olnud halb õnn, sest väga palju ju sõltub ka õnnest saavutus. Ja mõnikord on nende need kehad, mis on siis väga hästi treenitud, midagi on nendega viltu läinud, kas on tulnud vigastus, või on keegi kaela öösel ära maganud või nikastas kuskilt trepist, astus halvasti ja kogu see treening on sama hästi kui minema visatud. Ja minu meelest see ei ole aus ja tegelikult selline kontseptsioon, ma arvan, et ei mõju hästi. Esiteks, kui me vaatame neid võimalikke
mõjusid või mõjutegureid ühiskonnale, sotsiaalsele sellisele ühismõttele. Me ülistame, me tõstame üles, me kroonime ainult võitjaid, aga osalejad, nemad on rohkem nii-öelda statisti rollis, et kui ikkagi metsas kasvab üks ilus kõrge sirge puu, näiteks tamm, siis seal need pajud ja võpsik ju võib ka olla, muidu kuidas me aru saame, et see üldse mets on, aga see on nii, nagu ta on. Ja see tähendab seda, et me kasvatame võitjate kultuuri ja võitjate ühiskonda, aga mitte iialgi ei saa kõik olla võitjad sellise lähenemise korral. Ja see tähendab seda, et me loome iseendile olukorra, kus me sattume nii või naa tupikteele. Mitte keegi ei suuda ju igavesti võita medaleid ja mitte ükski inimene, isegi kui ta ei ole sportlane, vaid teeb karjääri või teeb teadust või on lihtsalt hea ema, ta ei saa seda kunagi olla igavesti. Esiteks muidugi surm paneb vaieldamatu piiri, teisalt võib tõmmata jala ette panna näiteks maksuamet või midagi sellist tänapäeva kapitalistlikus ühiskonnas. Kolmandaks, inimesed väsivad ja võib-olla siin võib tõmmata võrdluse popstaaridega, et on olemas ju sellised sündroomid ja väga tõsised nähtused, kus inimene on olnud tähelepanu keskpunktis, ta on olnud näiteks laulja või võib-olla ka tõepoolest sportlane. Ma Eestist võib-olla ei hakka neid näiteid nimetama, aga ka Eesti inimeste seas on kindlasti sellise probleemiga isikuid, et mingil hetkel neil hakkab natuke kehvemini minema või nad kaotavad oma ind raugeb ja neile ei pöörata enam nii palju tähelepanu ja mis siis juhtub, depressioon, võib-olla isegi mõni võib hakata napsutama, võib-olla seda sama Carlsbergi hakkab alguses võtma, hiljem läheb saku peale ja siis juba tuleb lauaviin või midagi sellist. Ja see ei ole hea konstruktsioon. Me peaksime vältima võitja kultuse tekitamist, sellepärast et keegi ei saa olla igavene võitja. Ja õige oleks keskenduda sellele, et me ülistame osavõtmist ja me pöörame piisavalt tähelepanu kõigile, ka nendele, kes kukkus trepist alla või nikastus ära ja ei saanud olla seal selle kuldse medaliga. Mis siis veel selle supervõistlusega kaasneb? See on, kuna võitu püütakse saavutada iga hinna eest ja sageli tõepoolest ma olen kuulnud, et see ongi iga hinna eest, siis on automaatne surve nendele võimalikele võitjatele kasutada teatud ravimeid, kasutada teatud mina muidugi ei tea neid suusatamise asju ja nii edasi. Ja ma ei räägi sellest, aga on üleüldine avalik saladus, et tänapäeva sport on ikkagi võidujooks meditsiiniteaduses rohkem sageli. Nii, siis on salastatud võistlustehnikad, aga sport peaks ju olema avalik asi, milleks siis teha sellest nii suurt saladust. Igal inimesele peaks andma võimaluse arendada oma keha nii, nagu teeb seda kõige paremat, kõige suuremat tähelepanu saav sportlane. Siis muidugi psühholoogiline selline manipulatsioon või sõda oponentide poolt, et räägitakse ka ju meil, et näed, norrakad ei salli eestlasi teatud tulemuste tõttu ja nii edasi. Sellised aspektid on kõik olemas ja sageli selles melus nad kas unustatakse ära või püütakse teha nägu, nagu neid ei eksisteeriks või neid oleks olemas vähe, aga tegelikult see moodustab päris suure osa olümpiamängudest ja kogu sellest kontseptsioonist. Sellele peaks pöörama rohkem tähelepanu. Ja siin saab olla ainus muutus see, et ülistatakse osavõttu, aga võit ei ole mitte esmajärguline, vaid et kui see juhtub, siis on tore, aga kogu tähelepanu ei pöörata ainult võitjatele.